Kauko ja Miin. Head inimesed siin Fotograafiska saalis ja teie, kes te kuulate meid podcasti vahendusel. Alustame tänast mõnusat vestlust teemal jutuvestmise roll tänapäeval. Meil on külas väga ägedad inimesed. Risto Järv, Erki Kaikkonen ja õige pea liitub meiega ka Jaan Kruusmaa. Mina olen Maili Metsalu ja sündmus, mille raames see vestlus salvestatakse ja ta toimub, on jutuvestmisfestival Ööbiku ööd, mille on ellu kutsunud Eesti Rahvakultuuri Keskus. Aga alustame siis. Esimeseks, ma arvan, et oleks väga hea teha väikene tutvustus, et kes meil täna külas on ja milline on teie taust ja milline on teie side muinasjutu vestmisega. Selline mõnus põgus küsimus, et Risto, kas oled nõus alustama? Jaa, eks peab olema. Ma olen, nagu siis öeldud, Risto ja jutu vestmisega kui niisugusega hakkasin ma tegelikult, võib öelda, tegelema tänu tekstiväljaannetele. Et nimelt hakkasin ise muinasjutu kogumikke koostades. Meil on selline töörühm, mis sai algselt ellu kutsutud Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluulearhiivi ühistöös, et luua Eesti muinasjuttudest selline suur teaduslik ülevaade. Ja seda tööd tehes kolleegidega, siis äkki sain aru juba selle esimese köite ajal, et tegelikult oleks vaja ikkagi ka tänapäevase juttu sinna valida. Sest enamik neist lugudest, mis sinna valitud sai, oli need, millega folkloristi igapäevatöös tegelen teksti vahendusel. On helisalvestusi ka, aga neid on seal kogumahust üsna vähe. Ja siis tunduski 2000-ndate alguses, et oleks vaja seda elavat jutuvestmist liita ja siis tegimegi 3 aastal sellised rahvaluule välitööd, ekspeditsioonid. Setomaal käisime, sest tõenäosus jutuvestjad kohata muidugi igal pool, aga et seda pärimuslikku jutuvestmist näha, seda me oletasime, et enne kõike Setomaal ja ei pidanud pettuma. Tõesti oli hulk jutuvestjaid, kellest sai siis tehtud ka üks videoplaat, Valge härg, 2 tosinat muinasjuttu ja üks veel lisaks sai sinna plaadile valitud. Ja nii sai muide ka see antoloogia imemuinasjuttude köide suurt täiendust. Neid uusi lugusid me nüüd sinna nii palju ei valinud, aga üksjagu. Ja siis tudengitega Tartu Ülikoolis rahvajutu kursust lugedes on endast mõistetav, et pidi ka ise rohkem mitte ainult arhiivitekstide vahendusel, vaid ka jutuvestmisega just maailma kontekstis tegelema ja siis seda natuke vahendada ja siis ütleme teine selline praktiline töö, mis küll jällegi oli väljaanne, aga et see oli siis mõned aastad hiljem, siis sai tehtud üks selline jutuplaat Linda Kivist Lilla daamini, kus me valisimegi välja just samamoodi sealt Rahvaluulearhiivist need vanad lood, mida on kogutud ja räägitud erinevate paikade kohta Tallinn, Tartu vahelise maantee ääres. Ja palusime jutuvestjaid Piret Päär ja Anne Türmpuud need lood siis tänapäeva inimesele ümber rääkida. Ja siis saigi selline topeltplaat tehtud, nii et ma ütlen, et erinevate väljaannete, algul teksti, siis video ja heli väljaannete kaudu olen pidanud sellega tegelema, on olnud rõõm tegeleda ja samas ega ma nüüd hirmus palju ise pole jutte vestnud. On ikka ette tulnud, aga mingi selline tõsine jutuvestja nagu siin vestluskaaslane ma ei ole. Väga tore, aitäh. Erki, kuidas sinul lood on? Jah, kõigepealt nii tore on kuulda seda kõike. Et mina ise ei ole nii sügavale kaevanud sellist etnograafilisest perspektiivist. Et minu taust on hoopis sotsiaalteadused ja ma ise vahest mõtlen, et kas see on see paralleel, et kas see tuleb sellest, et kui ma olin väike inimene, laps, siis minu vana-vanaema iga õhtu, tema mõtles välja lugusid. Ja osad lood olid vanad lood, mis ta rääkis. Nendest vanadest lugudest ma mäletan ainult ühte. Aga siis aastaid hiljem ma hakkasin
mulle meeldis lühilugusid lugeda ja ma käisin Rootsis õppimas tol ajal intuitiivpedagoogikat ja seal oli ka Piret Päär. Ja siis tihti inimestele selleks, et vastata, kui mingi arutelu oli, ma ütlesin, et ma räägin sulle hoopis ühe loo. Et kui sa valdad palju lühilugusid, siis juhtub siuke asi, et lugu tihti vastab paremini kui nagu see, et ma midagi seletan ise lihtsalt. Ja siis Piret ütles tookord, et kuule, et sa räägid päris hästi lugusid, et võib-olla äkki tahaksid hakata jutuvestjaks. Ja siis tol hetkel ma veel vedu ei võtnud sellest, aga selline oluline muutepunkt oli minu arust nagu motivatsiooni loomises või tekkimises. Ja Piret rääkis sellest indiaani jutuvestjast, hiljem käis ta ka siin. Ja oli üks indiaani jutuvesti, siis, kelle puhul oli niimoodi, et selles kogukonnas, kus nemad üles kasvasid, oli nii, et ta ütles nii, et kui laps tegi midagi sellist, mis ei olnud päris õige, täiskasvanute meelest, siis öeldi alati lapsele, et tule siia, et tahab, ma räägin sulle ühe loo. Ja kes siis ei taha kuulda lugusid niimoodi, et kui see tüdruk, siis praeguseks väärikas naine vägevate pikkade juustega, kui tema oli 13-aastane, siis ta teadis 200 lugu. Võitis arvata, milline ta siis oli lapsena, väga aktiivne ja tegus ilmselt ja täiskasvanute arvust ilmselt väljakutse. Aga see motiveeris mind väga, kuna minu üks selliseid huvikohti oli kogu haridustemaatika ja haridusarengu keskkond, sotsiaalne muutus, siis see mind väga puudutas ja niimoodi. Seda siis seosest jutuvestmisega. Kas sa enda kohta nüüd ütled jutuvestja? Ma nagu teatud kontekstides ütlen, et üks vahe ma olin hästi selles ees, aga siis ma mööda Eestit liikudes mitmeid aastaid tagasi ma kogesin, et kõik näevad mind kui jutuvestjat ja siis ma käisin Indias selleks, et lahti saada identiteetidest, nad hakkavad liiga piirama ja identiteetide häda on selles, et sa pead neid ju kaitsma hakkama, sa pead kuidagi neid põhjendama ja õigustama ja siis ma tundsin, et ma ei taha ennast piirata nendega. Pigem neid kasutada siis, kui neid on vaja. Korraks küsin, kas meid on hästi kuulda siin saalis ka? Jah, kuulete. Või lisame natuke volüümi juurde, et meil on nii mõnus selline omavaheline vestlus siin juba tekkinud. Aga vaatleme korraks seda mõistet. Et kui mina nüüd, ütleme, 2-3 aastat tagasi niimoodi põhjalikumalt hakkasin suulise pärandi teemaga tegelema, siis ma üsna töö alguses põrkasin pidevalt kokku selle küsimusega, et kes see jutuvestja on ja mis see jutuvestmine üldse on. Et kui me vaatame suulist pärandit või üldse seda elavat pärandit meie ümber, siis tegelikult hästi rääkivaid või jutustavaid inimesi on väga palju. Et näiteks minu isiklik kogemus ongi selle pealt, et minu isa oli väga mõnusa jutuga mees. Ta rääkis palju, ta rääkis oma lastele, ehk siis meile palju. Suguvõsas oli veel teisigi selliseid mõnusalt kõnelevaid inimesi, aga samas mitte keegi ei öelnud enda kohta jutuvestja. Aga jutusoone peal nad olid kindlasti sündinud. Et kui me mõtleme nüüd just selle terminoloogia peale ja teadusliku vaatevinkli peale, siis mis see jutuvestmine on? Ma mõtlen, et kui nüüd hakata mingit pikka, ja neid on kindlasti arvukalt definitsiooni ütlema, et siis see võib küll üsna jutme kokku ajada, et seepärast võib olla kõige lihtsam ja lühem vastus, millele eesti keel annab tegelikult väga hea sellise lühivõimaluse. Sina rääkisid siin lühilugude võlust, need ongi väga võluvad. Et väga lühidalt öeldes võib olla jutuvestja inimene, kes loob lugudega. Et ta võib olla ka praktik loomulikult mõista. On ju näited ikkagi ja vanasti just tehtigi jutte räägiti praktilise töö juurde, aga see, et ta nagu loob midagi selle käigus just oma looga, on see, mis lühidalt öeldes on nii hea kui ka suurepärase jutuvestja tunnus. Väga põnev. Lugudega loomine, see on väga hea. Samas on üsna universaalne ka selles mõttes, et kui me nüüd korraks võib-olla toome paralleeli Eesti ja välismaa vahel, siis mulle tundub, et välismaal on selline jutuvestjate justkui artistide traditsioon äkki juba natukene nagu süvenenum kui Eestis.
ma ei tea, Erki, kas sa see on hästi huvitav, et noh, ma küsiksin, Jah. peegeldaksin korraks selle küsimuse tagasi sulle, et seda, võib-olla tunned seda ajaloolist poolt rohkem, et kas meil on midagi juhtunud, kas meil on olnud niisugust jutuvestmistraditsiooni, kus jutuvestjad saavad kokku, ma ei tea, kõrtsudes või võib-olla noh, inimesed ei saanud väga pikalt meil liikuda vabalt, on see võib-olla kuidagi sellega seotud. Et noh, kui me vaatame Skandinaaviat, eriti Inglismaad, Iirimaad, Hispaaniat, Itaalia kohta nii palju ei tea, aga ilmselt ka seal, et on väga selge jutuvestmistraditsioon, festivalid, kus väga palju sellist jutuvestmiskultuuri ja väga palju jutuvestjaid. Et mis siis meil on juhtunud? No ma arvan, et meil võib-olla see selline jutuvestjate kokkutulek, selline kooskäimisvorm ja siis festivali raames rääkimine ei jõudnud siin möödunud sajandi jooksul ja sealses ühiskonnas välja kujuneda, sest varasem traditsioon ikkagi tõesti on olnud see, millest ka Eesti näited ja välitööd on näidanud, et ikkagi olid sellised külajutuvestjad, mõtlen meie välitöödel siin 21. sajandi algul veel räägiti, mäletati veel lugusid, kuidas ikkagi oligi selline külajutuvestja, keda käidi kuulamas ka naaberkülast ja kes oligi teada, et on selle küla või selle piirkonna rääkija, aga seda, et neid lugusid niimoodi festivali korras vahendataks või sellise ma ei tea, organiseeritud kokkusaamise korras, et seda tava ei olnud, et pigem oli see tõesti, et häid jutte võidi vahetada, ma ütlen, kõige selline tavalisem koht on ju kõrts, kus ikka tuldi kokku ja mis tegelikult on ju ka tänapäeva festivali jutuvestmistel, ma olen ise, eks ju, nagu paljud, eks ju, näinud, kuidas ikkagi just selline hea vestmiskoht on kõrts, kus publikul on võimalik olla siin oma muu meele heaga, mitte nüüd nii nagu siin, kuigi võib-olla võib sealt ka tuua, ma ei tea, kuidas siin kord on. Et see annab nagu lisaväärtust, see jutustamine ikkagi on ju alati selline publiku ja esineja vahel seotud tegevus olnud, aga mulle tundub et võib-olla meile ei jõudnud see festivali, jutuvestmisfestivali kultuur välja kujunud omal ajal ja ses mõttes on väga hea, et ööbikuööd täidab suure tühimiku. Aga nüüd sa hakkasid vist... Ei, see oli lihtsalt, see on huvitav aspekt, et ilmselt teil on omad põhjused, eks ole, ajalooliselt, mis on piirasid inimeste liikumist ja seda. Aga ma mõtlen, kui ma mõtlen mujal maailmas, siis mulle endale, ma toon võib-olla sellise kõige hästi huvitava näite, mida ma kuulsin 3 aastat tagasi, kui ma olin Peruus 2 kuud Pühas Orus 3000 meetri kõrgusel elasin mõnda aega. Ja ma puutusin seal kokku, juhtumisi teed viisid mind kokku ühe inglise jutuvestjaga. Noore jutuvestjaga, kes oli käinud külas Brasiilia vihmametsades Yamanava hõimus inimesi, keda ma tean ka, sealt inimesi, siis selline põline vihmametsa korillasrahvas, kes peab jahti ja elab seal oma hüütikestes. Ja seal ma küsisin, et kuidas see siis käib neil seal. Ja ütles, et seal käib nii, et õhtuti, kui kõik tööd on tehtud, mis parasjagu siis, mida nad seal siis teevad igapäevaselt, siis nad tulevad kokku ja siis nad jagavad, et mis neil juhtunud on ja mis mured neil on ja siis kui nad on nagu ära kurtnud ja jaganud, siis tavaliselt on see kas pealikud või siis šamaanid, ehk siis nagu ravitsejad, arstid selles kontekstis, kes hoolitsevad inimeste tervise eest. Nemad siis hakkavad rääkima lugusid. Tavaliselt nad pistavad üht-teist põske veel selleks, et nagu see kõrtsu näide, et midagi pistetakse igal juhul põske, mis annab niisugust jõustab ja annab niisugust kõneosavust ja jõudu. Ja siis nad räägivad lugusid ja need lood võivad olla kohati väga-väga pikad. Väga-väga pikad lood. Ehk siis see on näide sellest, et enne seda, kui tekkis hariduslik institutsioon, enne seda, kui osati lugeda ja kirjutada ja olid raamatud või kogu see meediafenomen, siis esimene meedium on ju inimese kõnelemine ja jutuvestmine kui nähtus on ühest küljest esimene võib-olla siis selline haridusinstitutsioon küla juures mingis mõttes. Lisaks sellele, mida siis tehakse. Aga just see, kuidas see kultuur, konkreetne kultuur siis annab nõu selle koha peal, kuidas lahendada teatud probleemseid situatsioone. Just nimelt sellele kultuurile
spetsiifiliselt, on see siis kollektiivne kultuur või individualistlik kultuur, et see ka varieerub ja on kohati erinev. Selline vastus. Millele see jutuvestmise selline, kui me mõtleme nagu inimkonna ajaloo täiesti algusesse välja, siis mulle tundub, et see lugude janu on väga-väga nagu algusest saadik olnud kogu aeg inimesega koos. Et me kipume nagu informatsiooni vastu võtma lugude kaudu. Et tänapäeval ma arvan, et ajuuurijad suudavad siin nii mõndagi selle kohta ka öelda, aga et kas see lugude kuulamise soov on midagi nagu inimloomusele nii omast, et seda nagu tegelikult lahutada vast ei olegi võimalik. Millest lahutada? Inimesest? Inimesest, jah. Kuidas sa vastad sellele? Teaduslikult? On seal teaduslik vastus olemas? Mõtlen, et vahepeal sina esimesena ütlema. Ei, aga selge, no jah. Ma võin, minul on nagu niisugune arvamus, eks ma olen ka seda nagu vaadanud. Ma olen vaadanud seda kui fenomeni, mida on see väga-väga huvitanud. Eks ma olen osanud teda vaadata võib-olla natuke psühholoogia või sotsioloogia või sotsiaalpsühholoogia seisukohast ja antropoloogia seisukohast. Ja mulle tundub, et see on inimesest lahutamatu. Miks? Vähemalt sellest hetkest alates, kui inimene omandas kõne, mis tähendab keeleline mõtlemine. Mitte, et meil ei oleks üldse mälu. Loomulikult meil on kehatasandil mälu, mis on enne meie keelelise oskuse väljakujunemist, aga üldine see mälu, mis meil on, meie isiklikust elust hakkab sealt umbes pihta mälestused, kus meil areneb välja keeleline mõtlemine. Ehk siis läbi keele me korrastame oma maailma kogemust, informatsiooni funktsioon on orienteeruda maailmas ja siis me jutustame seda. Ja samal ajal tuleb ju meeles pidada, et teooria ei ole tegelikkus, vaid ainult püüd seda kirjeldada, et nii on ka kõikide lugudega. Ja see hakkab pihta nagu sellest isiklikust loost, mida on väga huvitanud ja ma olen seda jälginud, et kuidas me jutustame oma enda isiklikku lugu. Ehk me ei teadvusta seda aspekti, et me oleme kõik isiklikud jutuvestjad. Ehk siis oma sisedialoogi. Kui palju neid inimesi, kes on oma sisedialoogi toonud välja. Üks viis on see, et sa hommikuti teed sellist vaba kirjutamist, 3 lehekülge, ärkad üles, esimene asi, istud laua taha ja hakkad kirjutama kogu oma sisedialoogi välja. Ka seda, et ma ei pole õrna aimugi, mida kirjutada ja kõike muud. Ja kui sa seda teed paar nädalat, siis mis juhtub, on see, et sa hakkad märkama seda nagu mustreid sinu enda mõttemaailmas ja sa hakkad märkama ka siis päevasel ajal. Ja teine nähtus, kui ma olen seda niimoodi subjektiivsest perspektiivist oma kogemusest uurinud ja jaganud inimestega, siis on see nähtus, et kui me saame iseendaga väga hästi läbi. Ehk siis on nagu vanade rahvaste sellised pühad tarkused ütlevad, et nii nagu seespool, nii väljapool, et see fenomen eksisteerib. Et kui me saame iseendaga väga hästi läbi, et me oleme iseenda sõbrad, suudame enda suhtes sõrnad olla, ehk armastame iseennast, siis tunduvad inimesed hästi toredad, maailm tundub ilus, ilm tundub hea ja kui keegi küsiks, et kes sa oled, räägi endast, tutvusta ennast, siis ainuke asi, mis sulle pähe tuleb, on võitja lugu. Su mälus moodustavad põhjusliku seose need sündmused, mis jutustavad võitja lugu ja sa tunned ennast võitjana. Ja kui siis juhtub, et sul ei lähe nii hästi ja kuidagi sinu elu ei vasta su ootustele, sa ise ei vasta kuidagi oma ootustele, on niisugune periood ja on etteheiteid endale ja võib-olla isegi oled täitsa kuidagi ei suuda üldse ennast armastada, siis muutud maailma suhtes kriitiliseks, et see kriitilisus muutub hästi suureks, ilm on vale, inimeste näod on valed ja mõtled, kuidas nad üldse oma elu elavad ja see maailm on nagu üsna hukka läinud. Ja võt siis, kui sa peaksid rääkima iseendast, siis see lugu on üks väga kurb lugu. Et need sündmused, mida sa siis näed, on hoopis teised sündmused ja sa kuidagi tõlgendad neid hoopis teistmoodi. Ehk siis sealt tekib küsimus, et kas see, mida me näeme iseendast, et kas on nagu objektiivne kuidagi. Siis selle kohta, kui vaadata budismi, kui maailmatunnetus, nad ütlevad, et ei, teil ei maksa usaldada oma mälu, sest et te mäletate nii väga väikest sektorit. Aga selge on see, et me seda jutustame ja sellest teadlikkus on mingis mõttes enesejuhtimise, eneseregulatsiooni ja kuidagi sellise et iseennast tasakaalustada, selle juures hästi oluline aspekt. Nii et ma usun, et see aspekt on inimesega käib kaasas ja me vajame neid lugusid selleks, et elus orienteeruda, me vajame neid lugusid selleks, et unistada, selleks, et mõista, mida me soovime ja kuidas lahendada teatud situatsioone. Ma arvan, et see on väga hea koht, kus me saame luua silla tänapäeva sellise levimaailmaga mõnes mõttes, et meiega on liitunud Jaan Kruusmaa,
Peeter. Kas ma võin sind tutvustada kui sotsiaalmeedia eksperti? Põhimõtteliselt küll, jah. Et veteran võib-olla. Kaua aega nagu toimetanud selles valdkonnas. Ja me kutsusime sind täna siia vestlusringi just selle tunde pealt, et jutuvestmine on võtnud tegelikult ka väga tänapäevase vormi ja mõiste storytelling käib sotsiaalmeediast igal nurgal läbi. See on isegi konkreetne funktsioon Instas, eks ju. Jah, just. Või Snapis sai alguse, aga see ongi story, eks ju. Et kas sa saaksid seda sama nii-öelda peegeldust läbi selle sotsiaalmeedia praegu, et kui Erki toob välja selle isikliku loo jutustamise, kas see kõlab nagu sealt sotsiaalmeediast praegu läbi? No ma arvan, kui te teete oma Insta-story'd lahti, siis nagu Instagrami, siis tegelikult kõik proovivadki oma lugu rääkida. Ja sealt ka ma vahest sõidin enda sees sellega, et natuke ma arvan, et justkui need lood, mis tulevad, on hästi positiivsed kõigi poolt. Ja siis sinna pannakse veel, üks on see, ütleme, tavakasutaja story'd ja siis teine on veel sinna juurde inimesed, kes räägivad lugusid selleks, et teenida raha. Mis on nagu turunduslikus mõttes, eks ju. Ja samas pean tõdema, et see on üks kõige tõhusamatest viisidest üldse tänapäeva turunduses nagu ellu jääda või särada, et tuua see isiklik lugu või firma lugu kas või kui ei olegi nagu nimeliselt, aga ikkagi see kui isik hakkab oma lugu jutustama, siis sinna on lihtsam palju kaasamine, kui mingi, ütleme, Coca-Cola jutustab lugu, eks. Mis on ka enne seda aega siis väga suure loo jutustanud maailmale. Ja siis järelikult see inimese janu, see lugude janu, kuna meie maailma pilt on ju nii palju või nii-öelda eluvorm on lihtsalt nii palju muutunud, et meil ei ole enam seda, ma ei tea, videviku tunni pidamise kommet või traditsiooni, sest me elame elektrivalguses ja meie elurütm on hoopis teistmoodi kui siin 100 aastat tagasi. Et meil ei olegi mõnes mõttes vaja kokku tulla nii palju enam sellise kogukonnana, vaid et me saame seda sama lugude kuulamist individuaalsel tasandil läbi siis selle sotsiaalmeedia või Netflixi ja kogu selle ka arvutimängude näiteks, et miks see sõltuvuslikkus tegelikult tekib ka näiteks paljudes noortes. Mulle tundub, et seal on palju seda sama lugude ihalust justkui sisse põimitud. See võib olla nagu tuhandete aastate töö, et inimestel on õhtune harjumus lugusid kuulata. Ja nüüd, kus me elame tavaliselt kas siis eraldatud väiksemates hunnikutes, tahtsin öelda, väiksemates seltskondades, siis tegelikult neid lugusid peab väheks, et palju ikka mingid lugusid, mida oma kaasaga jagada kodus, eks ju. Mõnel võib-olla ei olegi kaasad kodus, aga siis ma panen tähele, et just õhtul tekib eriti suur vajadus, nagu mul kas siis vaataks midagi või mängiks arvutiga või just naljakad just, et just õhtul tahaks seda lugu saada, aga kui ma ei tea, kas see on hea või halb, aga nagu ma küll tunnen sellest puudust, et inimkontakt nagu just, et ma saan selle loo küll nagu kätte, aga et seda lugu pärast jagada, kui ma ütlen, et inimesed, miks asjad noorte seas levivad ülihästi on, et nad lähevad pärast kooli või mõni läheb tööle, ma olen ka üksi töötanud, et siis on see osa ka puudu, et minnakse siis pärast, eks ju, sinna lahinguväljale ja jagatakse lugusid nagu siis seal vähemalt, mis toimus Netflixis või kuskil. Ma ei tea, miks see on ikka nagu ürgne vajadus või? See paralleel on küll huvitav, mis sa välja tood, selle õhtuse ajaga, sest jutuvestmisel on ju ka tõesti olnud läbi aja selline õhtune aeg oluline või piiriaeg, eks ju, kahe maailma, valge ja pimeda maailma piir või nii nagu ka laiemalt võttes rahvakalendris oli just pigem see piiriaeg, sügisene piiriaeg oli see, et kui on peetud vähemasti Eesti näitel selliseks heaks jutuvestmise ajaks, et jah, kui see rõhk tõesti sellele ajale ka tänapäevasel jutuvestmisel kandub siis, või on kandunud, siis jah, võib-olla on tõesti ajaloolised kodeeritud meid niisiis. Ma mõtlen seda, et õhtune aeg on see, kui me hakkame lähenema ka unenäolisele ajale ja lood, eriti varasemalt olid, nad ongi ju siuksed
hakkavad sinna unenäo piirimaale minema, kujutluse. Ehk siis nagu isegi see, mida alastan ütles, see dream time'i mõiste on nagu, kätkeb nii palju endas. Et see on ka ühest küljest unistamine. Et nad on omavahel nii tugevalt seotud. Aga mis ma mõtlesin, et noh, see, ma olen hästi palju mõtisklenud, ma annan endale aru, et loomulikult, et kui sa oled nagu natuke see mitte teismeline, siis sa suhtud omamoodi kriitiliselt võib-olla ettevaatusega sellistesse tehnoloogilistesse arengutesse, uutesse asjadesse ja ma proovin hoida ennast avatuna. Ja samas, kui ma mõtlen jutuvestmise peale, mis toimub vahetult inimeste vahel, kogemus kui selline, ühe kogukonna sees. Ja see, kui me individuaalselt omandame erinevaid lugusid, vaatame erinevaid lugusid, siis paratamatult teeb see meid erinevaks. Ja meie maailma tunnetus ehk meie kosmoloogiline ruum, see, mis meie teadusväljas, meie teadusekraanil toimub, millega me ennast samastame, võrdleme, kust meie väärtused tulevad, on erinevamad kui võib-olla kunagi varem. Öeldakse, et inimesed oma sisemaailmad on erinevamad kui kunagi varem. Mulle meenub sellest Taanis üks väga tore lugude jagamine. Meid oli umbes 20 inimest, kes otsustasid, et rahvusvaheline seltskond, kogu Skandinaavia ja veel mujalt inimesi. Meil oli väga palju aega, meil ei olnud ajapiirangut. Ja et me hakkame rääkima elulugusid. Igal ühel on täpselt nii palju aega kui vaja. Noh, mitte terve päevaga, et proovime sinna võib-olla tunni, pooleteist, 2 sisse ära mahtuda ühe inimese pool. Ja me hakkasime õhtupoolikul rääkima, me rääkisime hommikuni. Ja see oli erakordne kogemus. See oli lihtsalt nii erakordne kogemus, et isegi kui ma oleksin seda lugenud raamatust, ei oleks see olnud see. Ja täpselt samamoodi on näiteks see, kui on nagu nähtus nagu meeste ja naiste ringid, kus mehed jagavad, mis nende jaoks tähendab meheks olemine. See kuidagi läheb spontaanselt nii, kui mehed ja naised mõlemad on, ühed siseringis, teised välisringis, see nähtus. Ja siis naised kuulavad, mehed räägivad ja siis naised räägivad ja mehed kuulavad. See kestab mitu tundi, siis see on selline kogemus, mille sarnast me ei ole kogenud ühtegi raamatut lugedes ega filmi vaadates, sa oled ise kohal, see ruum õhkab sellest ja sa saad aru, kui erinevad inimesed on või et hakata fikseerima, et vaat mehelikkus on selline, naiselikkus on sellisene ja mehed peavad olema sellised ja naised sellised, siis sa mõistad, et oi, et see on ikkagi nii lai maailm, et igaüks tunnetab seda omal viisil, igaühel on omad väärtused, kuidagi tekib nagu sellist elutarkust, mitte sellist kitsast, vaid hästi laia. Ja sellist tolerantsust ja leplikkust ja ma tunnen, et see kuidagi ühendab inimesi. Ja mulle endale meeldib just jutuvestmise puhul see aspekt, mis ühendab inimesi, mitte ei lõhesta. See, mis ühendab. Tohib, jah, see on hea, et sa need eritundeid kirjeldasid, et see jutuvestmine võib tuua ja ütlen, et mul jäi just te mõlemad, eks ju, mainisite seda nii-öelda õnnelikkust või seda, kuidas mingis mõttes nagu muinasjutt võib olla edulugu, et sa nagu saad selle kaudu, eks ju, sellise positiivse vaate ja ma arvangi, et see on üks oluline asi, mida ka on mõned uurijad näiteks nimetanud selliseks muinasjutu mõtlemiseks, et see on nagu viis, et sa usud, et mingi lahendus on. Ja samas võib see lugu olla ka, mida me kuuleme, tegelikult ju üsna selline tõsine ja isegi kurb, et tal ei pea isegi ju kangelasel minema hästi nii-öelda, olgu see kangelane see, kellega me ennast saame hõlpsasti samastada või olgu see keegi natukene meist võõram, aga et tegelikult ka sellised tõsised ja isegi sünged lood, nad ei pea olema ainult põnevas rollis, vaid nad võivad ka ikkagi anda nagu mingi sellise tunde isegi siis, kui kangelasel ei lähe hästi, aga muidugi ma arvan ka, et ikka enamikes lugudes, muinasjuttudes, imemuinasjuttudes võiks kangelasel minna hästi, aga just, et see tõsine asi võib ka ikkagi tekitada selliseid, ka kurb lugu võib tekitada tegelikult helgeid tundeid mõne aja pärast. Ja siis teine asi, mis mul veel kuulates tuli, kui sa rääkisid sellest öö läbi kestnud vestlusest, kus tõesti oli selline eriline tunne, et ma arvangi, kui nüüd tulla tagasi selle eelmise teema juurde, et kes see jutuvesti on, et tegelikult ega see peale selle, et ta loob oma looga midagi, et see lugu ei pea olema ainult nagu uus selline uue tee nägemine või uue kogemuse sellise suure edasise
liikumise nägemine või millegi põneva kuulmine, vaid see võib olla ka mingi hetke emotsioon, mis jääb sulle igavesti meelde, et no minul on näiteks nendest meie Setomaal välitöödel käikudest jutuvestjate juurde meeles üks eakas mees, kes tegelikult me valdavalt proovisime küsida muinasjutte ja kui me läksime tema juurde ka küsima, siis ta ütles, et tema neid eriti ei tea, ega neid ju paljud ei teagi, aga siis nii maast ja ilmast rääkides korraga ta hakkas rääkima ühe sellise kogemusloo, mis minu jaoks on olnud üks selline meeldejäävamaid ja aeg-ajalt, kuna mul on sellest ka video, siis seda üle vaadates ma tegelikult mäletan seda tunnet, et kuidas hästi palav ja soe päev oli, aga ta rääkis seda lugu, kuidas ta lapsepõlves oli kohtunud külmal talvepäeval vanapaganaga. Muidugi mõista mitte vanapagana endaga, vaid heinakuhjaga, kes on Eestis ju olnud üks vanapagana ilmumiskujusid, et ta suutis selle loo rääkida nii mulle kui mulle tundub teistele küsitlejatele nii hästi ära ja ma tõesti tundsin nagu füüsiliselt, kuidas soe päev äkki läks külmaks ja seljal tõesti tundsin, et nüüd on seal ka midagi, et tegelikult see emotsioon, mille hea jutt võib luua ainult sõnadega, see võib ikka väga selline korduvalt tulevikus sul meeldejääv kogemus olema, mis ju elupõlu ongi, mäletada erinevaid põnevaid asju. Nii et jutuvestja võib tõesti väga erinevaid emotsioone tekitada. Mulle meenus siit hästi tore lugu, mida ma kuulsin hiljuti Tenerifel. Ühe sõbra kaasa, kes on pärit Aasiast, saare rahvas. Ja siis ta ütles, et neil oli niimoodi, et vanaisa väga tihti võttis kõik oma lapselapsed kaasa, läks öösel nendega metsa ja siis palus lastel valida välja üks puu, mille alla nad siis istuvad. Siis nad istusid seal alla, tegid lõkke ja siis ta hakkas rääkima lugusid. Ja tihti need lood olid kuidagi seotud kas mingisuguse maoga või mingisugused lood nagu tema elust, mis temaga juhtus, aga need olid kõik väga õpetlikud ja nad alati olid kuidagi isiklikud. Ja loomulikult, kui sa kuulad öösel metsas lugu maost ja kuidas see madu oli seal puu otsas ja kuidas vanaisa kõndis sealt mööda ja mis siis juhtus, siis see kohalolu on hoopis teistsugune. Et ta ütleski, et see oli hästi eriline kogemus, nagu see mälestus lapsepõlvest, kuidas vanaisa tegi seda. Tekkis üks mõte, et kas inimene ja lood on üldse lahutamatu osa, et kui me võtaks lood ära, et mis siis inimesest alles jääks? Selline mehaaniline robot. Jah, see tähenduse loomine. Tähenduse loomine on ju mingis mõttes. Võib-olla inimest ilma loota. Et ma alles siin olles saan aru, kui oluline osa see inimesest olemiseks on, et hakkasin kohe kooli peale mõtlema. Et seal ei olnud see, pidime lugusid lugema, aga nagu... Et jutustama nagu keegi ei huvitanud. Jah. Vahel ikka võib-olla, aga sükest. Ühesõnaga selleks, et nagu tulevikus meid ümbritsevad robotid meile lähedasemad oleks, peaks nad õppima loovestmisoskuse. Jah, mitte et 1 või 0 vaata, et on vaja teha või ei ole vaja teha. Aga mulle meenub üks nüanss, mis on täitsa nüüd antropoloogia maastikult pärit. Et rääkides Aafrikast, siin meie planeedi ühest suurimast mandrist, et siis, ja me ei tea sellest väga palju tegelikult sellest mandrist ja selleks on omad ajaloolised põhjused, miks ma ei hakka sinna üldse laskuma, geopoliitilised põhjused, ma arvan. Aga Aafrikas on siiamaani alles traditsiooni, mis küll ei ole enam seotud valitsejatega, aga see traditsioon on alles. Nimelt, kui Aafrikas olid veel suured vägevad riigid ja väga rikkad riigid ja millest me täna väga palju ei tea, aga kui uurida, siis seda võib leida, siis nende valitsejate nõunikud olid, mis te arvate, kes? Valitsejate nõunikud olid jutuvestjad. Ja seal oli, muidugi Aafrika tõesti väga suur, et kui Euroopa on juba nii erinev ja mitmepalgeine, siis on Aafrikagi olnud, aga siis mõnelgi pool on olnud see, et jutuvestja õppis välja 30 aastat ja see käis mööda pereliini. Ja siis, kui ta sai 30-seks, siis ta sai teatud initsiatsiooni. Ja ta sai selle kohta seda kirjeldates niimoodi, et see on nagu, ta sai nagu mingi siukse kaasa nagu ande või anni või midagi maagilist. Mis see nagu on, seda väljapoole ei ole kunagi avaldatud. Mis siis andis sellise erakordse vestmisoskuse, see 30 aastat ta omandas lugusid. Ehk me räägime siis traditsioonist, kus ta õppis lugusid rääkima nii-öelda õigel viisil.
kuidas need lood edasi anti. Ehk ta kandis siis müüte ja lugusid edasi ja kui valitseja vajas nõu, siis ta sai nende lugude kaudu, sai siis nõu. Et see oli päris huvitav ja kas see oli Lõuna-Aafrika Vabariigis ühes ülikoolis, siis on üks selline jutuvestja õppejõuks, kes siis toodi ülikooli õpetama seda kõike. Samas, kui ta nüüd 30 aastat ei õpetanud, siis võib-olla need, kuidas ta meetod edasi on minuti läks. Ei tea, jah. Et sellest oli isegi mingi film, oli mäletan kunagi antropoloogia kontekstis. Just mõtlen selle jutuvestja rolli peale ühiskonnas, et kas sellist traditsioonilist jutuvestmist tänapäeval, kas seda on vaja või et kuidas see traditsioon tänapäeval üldse saaks ellu jääda või milliseid vorme ta võiks võtta, et ta suhestuks selle tänapäevase ühiskonnaga. Ja jah. Ma vastan. No näed, ei no sotsiaalmeediasse on ju ka jõudnud, nii et see on loomulik, et ta nagu on selline asi, mis jõuab. Samas on jah, et ma olen igal aastal, kui on jälle rahvajutu kursus, mida Tartu Ülikoolis loen, esseeteemade mõtlemine, siis paljudel aastatel olen küsinud ka, kas nii-öelda jutustamine sotsiaalmeedias, et vaadata just, et kas keegi valib nagu selle essee tudengitest, et no seal on 10 esseed iga aasta ja need aastad, kui see on olnud, et ega see pole nüüd nii sage selline teema, mida valida, et võib-olla ta natukene on meie jaoks veel selline natuke võõrapärasem ja traditsiooniline jutuvestmine on see, millega me ennast rohkem seostame, aga nii et ma ise arvan, et tegelikult jäävad nad nii reaalelus kui ka sotsiaalmeedia vähemasti veel pikaks ajaks. Ise loodan, et ikkagi seni, kui inimene püsib koos nende lugudega, eks ju, mis teda ümbritsevad ja mis tema olemuse loovad, aga vaja on neid kindlasti, sest kui see tänapäevane vestmine, kui nii-öelda reaaleluline vestmine kaoks või asendukski ainult sellise, ma ei tea, Instagrami loo vestmisega, et siis ma arvan, et midagi väga olulist jääb ütlemata, et kindlasti uued vahendid tekivad, aga et see tajukogemus on ikka reaalses ruumis olles midagi muud. Siin ma mõtlengi, et kuidas nüüd see möödunud aeg, viimased 2 aastat, kui ilmselt olete need ka Zoomi või mingite muude veebikanalite kaudu pidi vestmine, kas see oli kogemus, mis on hoopis teistsugune? See on hästi hea, et sa selle esile tood, et ma ise olin väga üllatunud, mul oli paar kogemust, et väga oli vaja ja siis tehti nii. Ja ma olin üllatunud sellest, kui hea kontakt tekkis publikuga. Aga sellepärast, et ühe publiku puhul hästi selgelt nad olid ühtne seltskond, tegemist oli ühe haridusasutuse töötajatega ja neil oli enne olnud juba mingi neid ühendav selline koolitus või asi ja väga hea ühendus tekkis ja ma ise tundsin, et kahtlemata oli see üks nendest parimate jutuvestmiste hulgast, mõnesutuvestmiste hulgast, mis oli olnud, et jah, väga äge. Ja tagasiside oli ka sealt poolt nagu hästi positiivne. Et täitsa on võimalik selle koha pealt. Nii et võib-olla siis ei peagi see jääma. Aga ma mõtlesin selle koha pealt, et tulles tagasi su küsimuse juurde, et mis on tänapäeval, et kas on kohta ja kuidas ja mis on selle väärtus, ütleme jutuvestmise või mõnesutuvestmises täpsemalt öeldes meie kultuuriruumis, siis ma osalesin ühel veebikursusel, mille tegi üks inglise jutuvestja, kelle nimi on Alan Shaw ja erakordne, täiesti erakordne, lühidalt öeldes. Aga ta ütleb ühe väga olulise asja seal, et ütleme siis mobiiltelefonide ajastu alguses, mis iganes aastad need siis olid, siis tema läbis oma isiklikus elus väga suure kriisi. Tal oli väga suur kriis isiklikus elus ja ta kaotas nagu orientiiri elus. Ta tundis, et ta ei oska orienteeruda. Et kõik kuidagi muutub nii palju muutujaid on, nagu tänapäeval ikka inimestel, et me ei saa aru täpselt, millele ma siis saan toetuda. Ja siis ta leidis teatud mentorid omale ja ta elas mõnda aega, mõnda aastat või midagi sellist, lausa metsas. Kuskil olid mingid majakesed ja ta oli täitsa metsas, tõmbus nagu tagasi sellisest aktiivsest sotsiaalsest tegevusest. Ja ta leidis oma orientiiri ülesse läbi vanade müütide ja lugude.
ja see, mida ta ütleb, ongi see, et vaatamata tehnoloogilisele arengule ja kõikidele nendele muutustele, et see tehnoloogiline areng ei tähenda tegelikult, et inimene on arenenud. Me õpime tehnoloogiat lihtsalt kasutama rohkem, aga inimene jääb ikka inimeseks. Ja need väärtused, mis ühiskonda edasi kannavad, need tulevad ikka kuskil sealt, kus nad on kunagi kogu aeg tulnud ja isegi öeldakse, on selliseid tsivilisatsiooniteooriaid või ajastuteooria, mis ütlevad, et kui kultuur eemaldub näiteks klassikalisest filosoofiast, siis tema päästerõngas on see, kui ta pöördub tagasi klassikalise filosoofia juurde. Sest et seal kirjeldatakse eetikat ja kõiki neid sügavamaid aspekte. Ja kui me eemaldume sellest sügavusest, siis me eemaldume sellest, mis meid ühiskonnana, kultuurina nii-öelda koos hoiab ja tagab selle jätkusuutlikkuse. Ja ma usun, et need on väga olulised. Ma korraks tahaks natuke veel muukida seda sotsiaalmeedia jutuvestja rolli või seda jutuvestjat, et tuleb tõdeda, et mina tegelikult liiga hästi selle maailmaga kursis ei ole, kuigi võiks arvata, et peaaegu noor inimene võiks nagu olla selline sotsiaalmeedia hunt, aga... Ma loodan, et ka mina ei ole kõigega kursis. Kõik on mu töö. Et kuidas see seal käib, et kas see on nagu selline, et inimene, kui palju on seal sellist nagu rolli valimist või et millist lugu ma hakkan nüüd endast rääkima, et kas see on natuke nagu selline brändiloomega seotud siis või on seal ka selliseid lihtsalt väga päris inimeste kogemusi või? No, ütleks 5 aastat tagasi, lihtsalt need sotsiaalmeedia ajad tunduvad nii ammu, aga ütleme, et kui Insta nagu võttis nagu tuule tiibadesse, siis ju oli reisipildid, bikiinides naised, fitnessmehed, tervik toitumine, et mis otseselt ei ole nagu halb, et meil on mingid influencer, kes pushivad meid enda kehast võib-olla rohkem võtma, kui me seda täna teeme. Aga mis ma vaatan viimasel, et nagu aina ehedamaks need samad influencerid muutuvad, ehk siis see kaob ära see niisugune esmane võib-olla vajadus näidata ennast positiivselt küljest. Et näetan, ise käisin ühel pikemal reisil Sri Lankal ja oli seal 2 fotograaf / Instagrami influenceriga ja siis et kui oli vaja nüüd sisu teha, siis oli naeratus pähe ja tegelikult mõnes see oligi äge, et see tõmbas nagu sellest võib-olla mingist raskes hetkes, kus kõik olid väsinud läbi, kopp oli ees, kõht oli tühi, aga võtame korraks kokku, vaata, kaamera käib. et alguses ma olin tohutult ärritunud selle peale, et jälle pildist, kogu aeg olid, pluss neil oli troonid kaasas ja oli vaja laadida, oli vaja üles laadida, akusid laadida, oli vaja pilte üles laadida, oli vaja töödelda, oli vaja teha ja siis, aga lõpuks vaatasin, et issand, kui palju rohkem see tõi mind ka nagu tegelikult välja enda sellest mingi hetkesugusest, ütleme siis, negatiivsest tundest ja korraks üks naeratus, mis sa sinna kaamerasse teen, see andis mulle võib-olla nagu, tegelikult on kõik chill nagu, et siis ma ikka, et ühelt poolt see on nagu fake, aga teiselt poolt see, et kui piisavalt kaua oma neid näolihaseid üleval hoiad, et lõpuks see naeratus tuleb ja tegelikult nagu saame oma keha seisundit muuta tegelikult läbi, ongi korraks naeratamises. Aga mida nagu üha enam edasi ma näen, et nagu inimesed avavad ennast rohkem ja räägitakse asjadest nii nagu on, et ei tea, kui hea näide see nüüd on, aga Eestis number 1 podcast on Tussisööjad. Nemad räägivad filtriteta. Selles mõttes neil ei ole, see nimi isegi juba on selline intrigeeriv, eks ju, aga nad nagu enim kuulatud podcast Eestis ja neil ei ole filtreid. Võib-olla kui hakata võib-olla kuskile Harimati lapsepõlve minema, küll sealt midagi on kindlasti vastas, mida ei tooda esile, eks ju. Aga ma näen, et nagu teisel kohal on Täitsa Pekkis podcast, mis siis samamoodi ju tegelikult inimesed tulevad saatesse ja avavad ennast nii palju, kui siis nad sel hetkel on suutelised avama, et vähemalt sellest podcasti maailmas või Eesti maailmas ka ju Joe Rogan on siis enim kuulatud saade. Et inimestele meeldib see ehedus ja ausus ja rohkem neid lugusid hakkab ausalt ja ehedalt läbi tulema. Ma arvan, et see nagu
mulle endale meeldib see ehedus palju rohkem et sellega on võimalik nagu samastuda, et see on okei, et mul on vahepeal halb olla. See on okei, et vahepeal on hea olla, et mõlemad suunas. Ja see puudutab seda vaimse tervise sfääri ka, et kui võib-olla see sotsiaalmeedia andis algselt rohkem seda sama nii-öelda võltsi positiivsust edasi ja justkui tekkis kuvand, et kõigil lähebki nii hästi, aga kui see inimene nüüd saab seda infot kogu aeg, kõigil teistel läheb hästi, aga mina ise ennast tunnen nüüd halvasti, et see tegelikult võimendas veel seda nii-öelda negatiivset tunnet, et mõnes mõttes on hea, et need piirid seal sotsiaalmeedias ka hakkavad nagu hägustuma või et räägitakse ka nendest päris tunnetest, et see, ma arvan, kogukondlikult või ühiskondlikult mõjub tervendavalt ikkagi. Aga siin ma korraks tõmban sellise silla siia, et kui palju üldse muinasjutu tüüpe on? Neid on ju palju, on konkreetne süsteem, olen õigesti aru saanud. Kas sa saad korraks seda süsteemi avada kuulajatele? No süsteem on tegelikult palju, aga ütleme see, mida kõige rohkem kasutatakse rahvajuttude ja ennekõike just muinasjuttude liigitamiseks on 3 eri ajal elanud folkloristi Anti Aarne, Stig Thomsoni ja Hans-Jörg Uuteri loodud süsteem koos abilistega. Nad ei teinud seda ainsana, aga siis Aarne Thomson-Uuteri süsteem ongi. Ja seal on neid muidugi igal rahval selline mõõdetud, ma arvan, et mõõdetud hulk öelda oleks nagu vale, sest tegelikult see nii-öelda jututüübi leidmine või see määratlemine, mis nüüd on üks konkreetne jututüüp, et see on osalt ikkagi subjektiivne tunne, et see nüüd on omaette tüüp. Et see arv võib tõesti igal rahval olla nagu väga erinev. See Aarne Thomson-Uuteri süsteem püüab kuidagi eri rahvaste jutu varamu kokku võtta ja hõlmata. Ja ka seal on ikkagi nii, et on suurte alaliikidel igas ühes vähemalt paarsada, imemällusjuttudes on ligi 500, 400 tüüpi. Ühesõnaga, need arvud on päris suured, aga samas, kui me vaatame ka meie muinasjuttude ülesehitust, siis näiteks Euroopa kontekstis ikkagi on leitavad, et ega need jutud ju sageli tegelikult on üsna samasuguse ülesehitusega. Ja selles suhtes on tore, et jah, eesti keelde loodetavasti tean, et peaks vist sel aastal ka ilmuma Vladimir Propi muinasjutu morfoloogia, kus just ongi sellist eri juttudest välja leitavat ühisosa omal ajal püütud konstrueerida ja kuigi seal on mitmesuguseid ka probleeme, siis tegelikult ta näitab väga ilmekalt, et ütleme selline tuum on sageli leitav. Et selles suhtes ühelt poolt tüüpe on nagu väga palju, aga teiselt poolt nagu see põhiarengukäik või selline välja arenenud süžeejoonist, neid on oluliselt vähem ja neid võib tõesti, Propp arvas, et võib lausa ühe peale kokku tõmmata. Tegelikult ikkagi inimesed uurijad on näidanud, et päris niimoodi ei saa. Juba mees- ja naiskangelaste lood on erinevad, aga et neid vaatamata tüüpide arvukustele sageli nad ikkagi räägivad sellist lugu ja võib-olla ma mõnes mõttes olen nõus, et paljus on see nii-öelda ka edulugu, aga samas mitte ainult. Miks ma küsin, on lihtsalt see, et nii põnev oleks teha ma ei tea, kas võib-olla keegi on juba seda uurinud, aga et need tänapäevased lood, mida siis sotsiaalmeedias nii-öelda räägitakse. Tulin oma töölt ära ja nüüd elan seda elu. Et kui palju on võimalik nagu tõmmata neid paralleele, et nii, siin ongi nüüd see kangelase teekond, on ju, ja nüüd siis ma ei tea, saad sa meile veel mõned nii-öelda need tüübid ette lugeda, et lihtsalt kuulajal oleks võib-olla väike haridus. Teine, mis kohe pähe tuleb, on ju kindlasti näiteks tagakiusatud kangelanna või jällegi tegelikult siis selline selles mõttes edulugu, et algselt tagakiusatu, siis saab kuidagi sellest üle või sellest selline inetu pardipoja lugu just kui ka... Jah, ka selle võib olla. Selles mõttes ongi, et tegelikult suurte ka kirjanike, eks ju, nii nagu see Anderseni pardipoeg, et tegelikult nad võivad luua, aga võib öelda tegelikult sellise uue lootüübi, mida mingis mõttes järgitakse, et ega Hans Christian Andersen ka kasutas sellist
noh, valdavalt ikkagi omaenda kirjaniku oskust selle loo konstrueerimiseks ja kuigi ta osade lugude puhul tõesti on toetunud ka pärimuslikule motiividele, et tegelikult see võib öelda, et noh, see lugu inetu pardipoeg sellise arhetüüpse süžeena on jõudnud erinevatesse muinasjuttudesse nii suulises kõnes kui, et hea kirjanik oskab selle loo või selle uue loo tuua, mis rahva sekka jõuab. Aga jah, neid eri arenguga tüüpe või tüüpe tavaliselt kitsam mõiste, et võib öelda sellist põhisüžeed. Neid ma kujutan ette, et võiks umbes 10 olla, mida leida. Huvi pärast kohe küsida, see on ma ennem, et vanasti räägiti pikkasid lugusid. Ma mõtlen, kas raamat enamasti on ka pikk, et kas kunagi oleks ette kujutanud, et nüüd on 10 sekundi peale need lood justkui läinud. Jah, no võib-olla olid lühilugusid, nalju ju oli ikka, nalja tehti. Need olid ju tihti lühilood, aga et mitte isegi vanasti, vaid et Brasiilia vihmametsa põlisrahvaste hulgas on praegu täna õhtul, ma ei tea, mis kell neil seal on, istuvad ja räägivad pikki lugusid. Džunglis, kus kogu aeg on hästi paljud loodushääled ja vaikust sisuliselt ei ole. Korraks mõtleme, et väga paljudele, võib-olla tundub, mulle endale väga meeldib käia konverentsidel. Ja siuksed, festivalid või konverentsid, nagu selle festival, kuidas öelda? No festival ka. Jah, või ütleme, asjalikumad festivalid. Et ei ole tantsupeod, aga siuksed tööpeod. Ja seal ju ka inimesed tulevad ju kokku jälle lava peal nende teiste inimeste lugusid kuulama. Samamoodi, et kõigil räägid oma võib-olla mingi startupist või mingist uuest tehnoloogiast, siis ikka kogu aeg otsitakse uusi lugusid ja kõik on nõus sellest maksma või et see on kuidas öelda, aktiviteet, mis kõigile meeldib. Et ma mõtlesin, et neid jutuvestmisi raske on öelda, et raske, aga ütleme, et iga õhtune või iga nädalane jutuvestmised ringid igal mingi kogukonnal või külal, et tegelikult oleks tore. Aga täna ma tunnen, et ühes kohas elavad inimesed, kes on nii erinevate huvidega, et tegelikult ma ei viitsiks naabritega või et ma ei tunne võib-olla neid piisavalt hästi, et anda võib-olla seda hinnangut, aga selle esmase hinnangul ma võib-olla ei tahaks nendega õhtul kokku saada ja lugusid vahetada. Võib-olla oleks just põnev. Mis on hästi huvitav, selle puhul hästi huvitav on see, et ma mäletan seda Skandinaavia kogemust, et inimesed avanevad täiesti teise nurga alt. Et selle kohta on siuke indiaanlastel, siis Ameerika põlisrahval on siuke ütlus, et vaata puu puhul, sa saad aru, sa vaatad puud, iga puu on ilus ja ta on täpselt oma keskkonna nägu. Iga oks kasvab just täpselt sinna valguse poole ja kus siis see valgus kõige rohkem tuleb ja iga puu on ilus. Aga vaat inimese puhul selleks, et näha tema ilu, sa pead saama kontakti tema looga. Et ilma selle loota tema ilu tihti ei ilmne, sest sa ei mõista, miks ta on selline, nagu ta on. Mis on see hea põhjus? Ja just kui inimeste lugusid kuuldes tärkab see mõistmine, tärkab see kaastunne ja sa hakkad nägema seda iga inimese ilu. Et see teine vaade sellele, eks ole. Võib-olla just see tekitaks sinust sügava sümpaatia oma naabrite suhtes. Rohkem jutuvestmisi naabritega. Tegime hiljuti sellise üleskutse keskusega Leia oma lugu, millel oli siis erinevaid nii-öelda sarja osasid. Esimene oli siis Leia oma vanavanema lugu, kus me kutsusime lapselapsi üles oma vanavanematelt küsima nende lapsepõlve kohta. Ja need lood siis saadeti keskusele ja mul oli õnn neid kuulda. Ja ma kuidagi neid nii helisalvestusi kui ka videosid vaadates sain aru, et see põlvkondade vaheline side, mis selles hetkes seal tekkis, oli tegelikult nii ilus, et võib-olla see lapselaps tõesti sai oma päritolu kohta nii palju rohkem teada selle inimese kohta, kes on talle nii lähedane ja just läbi selle loo küsimise tegelikult jõuab inimesele märksa lähemale ja saab temast täiesti teise külje teada ja mõnes mõttes see nii-öelda kas naabrite või pereliikmete loo küsimine on tegelikult üks minu meelest väga ilus võimalus leida kontakti. Et mida ma olen hiljuti ka endale teadvustanud ja hakanud seda rohkem ka tegema. Et jah,
põnevaid hetki tuleb läbi selle ellu rohkem juurde? Võib-olla mul tuli siit kohalt meelde üks nüanss, mida ma mingil hetkel teadvustasin hästi selgelt. Et minu maailma tunnetusele pani aluse kahtlemata vana-vanema, kellel oli aega vastata kõikidele mu küsimustele. Ja need vastused koosnesid lugudest. Et tema oli siis 6. klassi haridusega karjatüdruk, ja kõik need erinevad lood sinna juurde, mis nagu juhtusid, et tänu sellele tekkis mul võime tajuda erinevaid ajastuid ja näha väärtust erinevates kohtades. Et kuidagi see maailma tunnetuse teatud sügavus, avarus ja laius, ka esoteerilises mõttes, mida ta nagu andis, oli hästi väärtuslik. Et see on väga oluline. Et lihtsalt, see on just see vanuse küsimus, et on teatud vanus, kui lastel on hästi palju küsimusi ja vanematel tavaliselt ei ole energiat, et vastata kõik nendele küsimustele, aga vanavanematel on. Sest nendel on just energiat rääkimiseks siis rohkem. Et siis, et oleks rohkem seda võimalust. Aga väga lahe, aitäh! Aitäh selle vestluse eest, aitäh tulemast ja vaatlemast seda muinasjutu ja jutuvestja rolli siis tänases päevas. Aitäh kutsumast! Ja Erki!